Mina olen meremees, oma elu peremees. On ikka kindel minu jalg ka siis, kui pind ehk kõigub all. Tere tulemast kõik lõpetajad, õpetajad, vanemad ja sõbrad, tuttavad ning kogu koolipere. Alustame Tallinna Saksa Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktust. Ahhoi! Palume kõiki tõusta Eesti Vabariigi hümniks. Elu on keeruline ja nõuab nii õnne, oskusi kui ka julgust, et õigeid otsuseid vastu võtta. Elumerel tuleb ette nii mitmeidki torme. Kuid just läbi nende tormide ja tuulte, seikluste ja sekelduste olete te siiski jõudnud siia, 9. klassi lõpetamiseni. Nüüd olemegi me kõik kogunenud siia, et teid selle suurepärase saavutuse puhul õnnitleda. Sõna on Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktoril proua Külli Puhkimil. Austatud Tallinna Saksa Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad, teie klassijuhatajad, õpetajad, lugupeetud vanemad ja kõik külalised. Alles see oli, kui kõik oli uus, kõik oli esimene. Esimene koolikeel, esimene õpetaja, esimene hinne. Mäletate, mis see esimene hinne teil oli? Aga see oli ainult 9 aastat tagasi, ehk siis 1575 päeva olete te käinud seda kooliteed. Nüüd on aabitsad ammugi läbi ja väikestest lastest on sirgunud suured neiud ja noormehed. Selles pöördumatus liikumises oleme korraks peatunud, et vaadata tagasi, mis tehtud ja samas ka ette, kuidas edasi. Tänase piduliku aktuse märksõna on meri. Miks? Aga meri on osa eestluse elujõust. Eestlase hinge peegel, sümbol. Isepäine, jonnakas, tahtejõuline. Meri on vanade eestlastega seotud algusest peale. See ongi see kõige olulisem põhjus. Kallid lõpetajad, täna on meri sinisinine, rahulik. Tänane päev on eriline teile 82, kes te saate kätte põhikooli lõputunnistused.
olete jõudnud oma koolitee esimese etapi lõppu. Täna on teil aeg meil, õpetajatel, vanematel mõelda ja meenutada 9 aastat, mis olid küll vahepeal pikad, vahepeal lühikesed, vahepeal rasked, vahepeal kerged. Aga elu ongi selline. On öeldud, elu nagu valmigi ei hinnata mitte tema pikkuse, vaid sisu järgi. Aga ikka on nii, et oma lõputunnistusel hinnete lehel te näete numbreid ja need numbrid on pandud selle järgi, kuidas te olete eksamitel vastanud, kuidas te olete koolis 9 aastat õppinud. Aga eks juba mõne kuu pärast on teil vaja hakata näitama ka teadmisi ja oskusi. Numbreid eriti enam keegi ei vaata. See kevad oli teil tegelikult väga oluline aeg, kus kõik oli teisiti kui eelnevatel aastatel. See oli esimene kogemus mõnedele neist teist, et kõik ei jookse lepsereega, ehk rahulik meri muutis oma palet. Tõusis tuul ja oli näha valutavaid laineid. Küsisite enda käest ja küsiti teie käest, mis nüüd juhtus. Aga teadke, et ka tormisel merel on vaja hakkama saada, ellu jääda ja kaldade jõuda. Alla anda ei tohi. Need olid esimesed teie tõsised eksamid, kus teil oli vaja tõestada, mida olete õppinud, mida mitte, mida teate, mida mitte. Ma loodan, et sellest kevadest on teil palju õppida, sest tegelikult lõpetamisi on ees teil veel. Lõpeta e-koolis te olite tublid, väga tublid, sest teist 82 tervelt 61 õpilast õppis hindele 4 ja 5. See on väga hea tulemus ja ma saan ütelda nüüd seda, et jätkuks teil seda tahtmist ka gümnaasiumis. Nimetan siinkohal ära ainult need, kes lõpetavad nüüd kooli siis Haridus-Teadusministeeriumi kiitusega, kellel olid kõik 3 aastal aastahinded ja eksamihinded väga head. Need on Martina Erme, Merili Kärk, Kristel Küünarpuu, Vanda Reimets, Jakob Tjurlik ja Kätlin Toomepuu. Kuuskümmend 7 teie hulgast sooritasid DST esimese ehk siis saksa keelediplomi eksami ja enamus teid said taseme B2 ja ülejäänud A2. See on tunnistus, mis teil läheb vaja kogu elu igal pool, kus teil on vaja tõestada oma keeleoskust. Samas ma muidugi täiesti möönan, et ees peab teil olema siht DST2. Head vanemad külalised, tehkem üks suur aplaus oma lastele, kes kõik olid väga tublid. Põhikoolis omandatud teadmised on tegelikult nüütelda algõppe. Piltlikult öeldes õppisite lugema, kirjutama ja arvutama. Kui laiad, suured, sügavad need teadmised on, sellest sõltub, kuidas te teete oma valikuid edaspidi. Meie õpetajad oleme veendunud, et teie ees on suured võimalused, vaja on veel neid täiendada ja maailm avaneb teie ees oma miljonite võimalustega. Eile õhtu mõtlesin, et ma täiesti rõõmuga ootan 3 aasta pärast, missugused on gümnaasiumi lõpetamisel teie tulemused ja ma loodan, et see saab olema väga edukas.
Klassijuhatajad iseloomustavad teid nii. 9. A-klass. Õpetaja Kaselaid kirjutas: 9. A on nagu uurimislaev, mis triivib vaikselt merel, ülesanded jagatud ja kindlalt täitmisel. Meeskonnast õhkub sõbralikkust ja abivalmidust, uudishimu ja tarkust, järjekindlust, sutsuke auahnust ja maksimalismi. Neis on tohutu hulk loovust ja nad suudavad ikka ja jälle üllatada. Üheksas B-klass õpetaja Kaur kasutas Eesti vanasõnu ja väga lühidalt. Vaga vesi, sügav põhi või tasa sõuad, kaugele jõuad. Ja 9. C-klass õpetaja Marmor kirjutas: 9. C õpetas mulle vist rohkem kui mina neile. Nad on tõeliselt nutikad, leidlikud ja neis on nii palju elurõõmu ning ma loodan, et nad kannavad neid omadusi endaga alati kaasas. Sest elu on liiga tõsine, et kõike tõsiselt võtta. Head sõbrad, kool ei ole ainult õppimise koht. Koolis on tehtud palju muud selle 9 aasta jooksul, valitud endale mingisugune huviring ja tehtud palju üritusi, palju tegemisi spordis, muusikas, tantsimises, näitlemises, osa võetud aineolümpiaadidest ja konkurssidest. Õpilasesinduses olid aktiivsed Anette Altrov, Daniela Privis, Kristel Küünarpuu, Gert Gregor-Gello. Ja need ongi need kogemused esimesed, mida saadakse koolist, et edaspidi olla ka edukas ja tegutseja. Nüüd on siis pisikesest tüdrukust ja poisist saanud välja kujunenud tõekspidamistega, arusaamadega, hinnangutega neiud ja noormehed. Ehk see kujunemisprotsess on olnud teie, meie ja teie vanemate jaoks olulisem, aga ka raskem ja vaevalisem. Aga nii on see olnud ja nii see ka jääb. Minu soovitus on teile, ärge pidage paljuks otsida, tunda huvi kõige vastu, küsida, eksida. Teid ootab ees valik, kuhu edasi, sest aeg on juba mõelda, mis saab peale gümnaasiumi. Maailm on avatud teile kõigile ja sõna otseses mõttes terve maailm. Olge targad tegema õigeid valikuid, otsuseid, nähes pikaajalised ette oma tulevikku. Igal päev on teie kõrval seisnud teie vanemad. Oma rõõmu ja muresid olete ilmsesti kõige rohkem jaganud nendega. Nemad on teiega koos rõõmustanud ja olnud teile toeks, kui seda on vaja olnud. Nad on ju tahtnud teile alati head. Ja vahel on olnud teie rõõm ja mure, nii nende rõõm ja nende mure ka. Meile õpetajatele on alati suureks rõõmuks ja toeks, kui oleme saanud teie vanematega koos töötada teie heaks. Head vanemad, täna on teilgi rõõmupäev ja pidupäev. Meie tänu teile mõistva koostöö eest ja abi eest. Mul on väga hea meel teid õnnitleda tänase päeva puhul ja soovida teile ja teie lastele ainult edu ja õnne edaspidiseks. Meile õpetajatele jääte te meelde igaüks isiksusena just nii palju, kui meie suutsime teid veenda. Koguge teadmisi, oskusi, arendage oma huvisid. Aastatega on olnud teil palju õpetajaid, aga kinnitan teile, et kõik nad on püüdnud anda teile endast parima ja vahest ehk rohkemgi. Kõige lähemal on olnud teile klassijuhataja.
ta on nagu õpetaja, aga ei ole ka. Ta mõistab, ta nõuab, ta andestab. Klassijuhataja jääb teie käekäiku jälgima tegelikult kogu elu. Siinkohal kõigile õpetajatele tänu ja tunnustus. Need noored inimesed oleme me aidanud teile. Kallid lõpetajad, selle aasta kevaded on jäänud veel 5 päeva. Looduses on tarkamisaeg ja vaat, elus uute tegude algusaeg. Ees ootab teid suvepuhkus, tänase päeva puhul aga palju õnne, head suvepuhkust ja paljudega teist meeldivad jälle nägemist uuel kooliaastal. Kõike head ja ilusat teile. Aitäh! Meie ei ole aga mitte lihtsalt gümnaasium, vaid ikkagi Tallinna Saksa gümnaasium. Seetõttu kuulamegi 4. A-klassi õpilaste saksakeelset laulu, mis osales ka Goethe instituudi poolt korraldatud saksakeelsete laulude konkursil. Teile esinevad Miia, Carmen Maria, Gloria Rosanna ja Ville Voldemar, klaveril Iveta Uustalu. Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön. Ja, da kann man manche Leute andere nicht spucken sehen. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Unser Captain ist es nüchtern und mag auch keine Frau, wenn ist der schüchtern, na, das ist doch wirklich holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Und die Möwen vor uns heizen klecken öfter was aufs Deck, doch der Moses nimmt der Schrube und fegt alles wieder weg. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Das Schiff mal in den Hafen geht immer schon schnell an Land. Keiner will an Bord mehr schlafen, na, das ist doch wohl bekannt. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Holla hi, holla ho, holla ia, 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 holla ho. Pärast seda meelulukat esinemist jätkame veel meelulukamate sõnavõttudega. Ja, sõna on saksakeelse osakonna juhatajal härra Ulrich Viigandil. Ahoi, liebe Matrosen.
liebe Eltern, vielleicht auch liebe Großeltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Auch im Namen der deutschen Abteilung darf ich unseren Hauptdarstellern heute ganz herzlich gratulieren zum bestandenen LÖPO-Examen. Im Namen der deutschen Abteilung. Herzlichen Glückwunsch. Auf das Ergebnis könnt ihr tatsächlich stolz sein. Mit den Worten, wenn wir in dem Bild des heutigen Mottos bleiben, habt ihr es geschafft, eure Überfahrt auch in stürmischen Zeiten über ein weites Meer zu meistern. Dazu noch einmal von allen Lehrern, von uns, einen herzlichen Glückwunsch. Eine deutsche Redensart sagt, vor Gericht, also vor der Justiz und auf dem Meer, auf der See, ist man in Gottes Hand. Schwieriges Sprichwort, bedeutet eigentlich, ihr seid nicht sozusagen Herr eures Schicksals, sondern darüber ist sozusagen eine Macht, die euch lenkt. Wenn wir uns das aber mal genau anschauen, habe ich den Eindruck bei euch eigentlich nicht. Vielleicht denken das manche Schüler, dass sie hier in der Hand einer höheren Macht sind. Aber wenn ich mir die 9er Klassen und eure Ergebnisse anschaue, bin ich eigentlich ganz anderer Meinung. Schauen wir uns das mal etwas genauer an, denn eigentlich vertretet ihr, finde ich, die Charaktereigenschaften wahrer Seeleute. Einen sicheren Orientierungssinn, eine wirklich gute Arbeitsmoral, geschicktes Können, einen eisernen Durchhaltewillen, auch wenn es mal eine Flaute ist oder eine stürmische See. Und natürlich auch die Emotionen und die Leidenschaft, die es bedarf, um eine Sache wirklich gerne zu machen. Das sind natürlich, wenn wir das genau betrachten, alles Eigenschaften, meine Lieben, die Menschen zu wahren Helden machen. Gut, als Deutschlehrer denke ich da an Helden der Seefahrt, kommt mir natürlich schon mal Odysseus in den Sinn. Vielleicht erinnert ihr euch, der listige Odysseus, der 10 Jahre nach dem Trojanischen Krieg zurückgefunden hat nach Hause, 10 Jahre übers Meer irrte, aber sehr listig und sehr klug war und viele Abenteuer bestehen müsste. Vielleicht denken manche von euch aber auch eher an modernere Helden wie Captain Jack Sparrow, gespielt von Johnny Depp im Fluch der Karibik, als Held sozusagen der Seefahrt. Wie auch immer, mit dem Erreichen des LÖPO-Examens, mit welchem Held ihr auch immer ihr euch identifiziert, das war sozusagen eure erste Heldentat. Und wie bei Odysseus oder Jack Sparrow folgt auf eine Heldentat immer eine nächste. Und auf diese nächste Heldentat freuen wir uns hier an dieser Schule in ganz besonderer Weise. Herzlichen Glückwunsch und feiert heute schön. Danke sehr. Need üheksandikud, kes siin praegu kooli lõpetavad, on ikka uskumatult andekad ja mitmekülgsed. Nende hulgas on silmapaistvaid muusikuid, Mõnusaid meelelahutajaid, teravmeelseid mõttetarku, ladusaid loogikuid säravaid suhtlejaid. ja muidki imelisi isiksusi. Kahjuks ei saa nad aktuse ajalise piirangu tõttu kõik siin oma talenti näidata. Siiski esinevad mõned neist ka sellel lõpuaktusel. Nüüd astubki üles 9. B-klassi õpilane Anette Altrov ja esitab kitarril loo Lauldes end leidsin.
Ükskõik, kui põnevad on reisid ja säravad on ka sihid, sellest hoolimata jääb igale rändurile ikka kõige kallimaks tema kodusõda. Nii ei oleks meist mitte keegi selline, nagu ta on, ilma toetava koduta. Sõna saabki lapsevanem proua Maris Saakpak. Armsad lõpetajad, lugupeetud proua direktor Puhkim, härra Viigand, kallid klassijuhatajad, hea koolipere, lugupeetud vanemad ja külalised. Kallid lõpetajad, kui ilusad te täna kõik olete, kui erilised te täna kõik olete, kui tore on teid vaadata. Kui mõni meist lapsevanematest peaks olema teie nahas, siis me hakkaksime paari nädala pärast natuke hulluks minema, sest nii paljude erinevate valdkondadega paralleelselt ja väga hästi tegeleda, nagu teie seda teete, meie vist väga hästi ei jaksaks. Me teeme küll näo, et me teame kõike paremini ja kui meil on õnne, siis see läheb meil veel ka mõnda aega läbi. Ehkki me sisimas loodame, et ehk ta täna õhtul ei hakka meiega rääkima mitokondritest või Biedermeierist. Ja me ütleme teile, et peate jaksama veel rohkem, keskenduma veelgi paremini ja palun uskuge meid veel paar aastat, sest meil on üksteist vaja. Meie roll on teid toetada ja aeg-ajalt tagant torkida ja teie rolliks on endise innuga jätkata iseenda tugevuste ja oskuste otsimise ja arendamise teed. Ehkki olete juba ammu iseseisvad oma tegemistes, mõtleme me ikkagi veel teie ebaõnnestumiste korral, et mida meie oleksime saanud paremini teha. Ja kui teil hästi läheb, siis on meil tunne, nagu oleksime sel hetkel ise midagi suurt korda saatnud. Me ütleme, tubli minu tütar või tubli minu poeg. Ja täna on just see hetk, me oleme nii uhked teie üle. Aga me teame, jaa, see on väga asjaline. Aga muidugi me teame, et ei ole saavutanud seda üksi. Teie kõrval on kõik see aeg olnud hindamatud inimesed, kes on aidanud teil eesmärke seada, teid toetanud ja tunnustanud. Tänapäeva õpetaja on spetsialist, psühholoog ja politseinik, aga lisaks ka veel riigi mainekujundaja, sest õpilaste teadmisi mõõtva PISA tulemus on olulisem riigi arengutaseme näitaja kui korras maanteed. Õpetaja töö ei ole kerge, aga sellel tööl on üks imeline tahk. Lisaks teadmistele, mida te kaasa annate, on igal õpilasel see oma õpetaja, kes on talle eeskujuks ja kes jääb talle alatiseks meelde. Teie sügavad erialateadmised, kannatlikkus, mõistmine, aga ka huumorimeel, žestid ja ütlemised annavad teie õpetatavatele ainetele teie näo. Teie lauseid tsiteeritakse, teie žeste matkitakse ja sümboliseerimaks meie tänulikkust ootab teid kõiki õpetajate toas lilleõis. Aga meie eriline tänu kuulub muidugi veel klassijuhatajatele, kes on olnud meie laste kõige tähtsamateks tugiisikuteks siin koolis. Nad on aidanud kaasa kooli ja klassielu sujuvamaks muutmiseks. Aga lisaks õpetajatele on lapsevanema jaoks olulised ka kooli juhtkond, kes paneb paika üldised raamid ja toetab õpetajaid nende töös ning kindlasti ka kooli abipersonal, näiteks siinsed alati sõbralikud turvamehed. Ma ei tea Eestis teisi mehi, kes nii palju naerataksid kui need mehed siin. Kõiki neid tahaks täna lapsevanemate nimel nende igapäevase töö eest tänada. Kuid Saksa gümnaasiumil on veel üks lisadimensioon, mida me kõigis teistes koolides ei leia. Saksa osakond annab koolile mitmekultuurilisuse tausta. Saksa keele ja kultuuri süvendatud õppimine, aga ka just sakslasest õpetajate siin viibimine ja õpilasvahetused annavad siinsetele õpilastele tolerantse ja euroopaliku ellusuhtumise. Sellepärast ka meie suur tänu kõigile neile ja paar sõna sellest ka siis saksa keeles. Ich möchte mich auch bei den Lehrern
der deutschen Lehrer und Lehrerinnen der deutschen Abteilung vom ganzen Herzen für ihre tägliche Arbeit mit unseren Kindern danken. Die Schüler dieser Schule, aber auch ihre Familien werden hier zu Deutschland-Fans, aber auch allgemein offen für andere Kulturen und damit leistet die Schule auch ihren Beitrag zur Europa-Idee. Vielen Dank dafür. Issand, vabandust, ma ei ole ikka veel lõpetanud, mul on veel lõpulause. Et lõpetuseks tahaksin ma teile kallid ja kaunid noored soovida ilusat ja meeldejäävat päeva, toredat pidu ja sooja suve. Te olete selle kõik auga välja teeninud. Kui ma vaatan praegu neid lõpetajaid, siis on mu hinges... No, mis sul on seal hinges? Rõõm või? Kurbus või? Kadedus. Puhas kadedus. Nendel on juba põhikooli lõpueksamid selja taga juusel ukse ees. No kuule, katsu nüüd ikka natukene olla. Mitte kadedus ei ole see, mida meie tulevased üheksandikud teid vaadates tunneme, vaid hoopis... Imetlus. Just. Ja seepärast esitavadki 8. klassi tüdrukud Maris ja Liisbet ühe mõnusa merelaulu, mis ehk aitab teil ka tulevikus oma elulaeva õiges suunas juhtida. Klaveril saadab neid Ene Uibo. Vingudes tuiskavad tormid ja sünge on meri kui öö, kui mässavad lained karmid ja purjeis käimas on töö. Siis tardume innukalt vaatama, siis põksuma südameil. Siis jälle me laulud kõlavad, siis laulud kõlavad, siis jälle me laulud kõlavad, siis laulud kõlavad. Lugupeetud lõpetajad, teie tee ei ole olnud siia kerge. Teie tee siia ei olnud kogu aeg kindlasti ka huvitav. Aga sellel teel oli teile kindlasti toeks teie meeskond, teie klass. Hea meeskonnaga saab nii mõnestki tormist kui takistusest üle. Aga igal meeskonnal peab olema oma kapten, kes hoiab laeva õigel kursil ja karides teemal. Iga klassijuhataja on vahel ka nagu vetelpäästja,
kes peab lahendama kriise ja tõttama hädas olevale õpilasele appi. Seetõttu ongi meie poolt eile üks väike sümboolne meene. Päästerõngas. Nüüd saavad sõna 9. klasside klassijuhatajad. 9. A-klassi klassijuhatajad proua Reeli Kaselaid ja Kornelia Schlossarek. 9. B-klassi juhataja proua Monika Kaur. Ja 9. C-klassi klassijuhataja proua Viktoria Marmur. Meri tekitab igaühes erinevaid mõtteid, mälestusi või kujutlusi. Merel on 1000 nägu ja 100 südant. 9. A-klass sõitis teaduslikul uurimislaeval, ütleks lausa patuskaafil, mille meeskond on end iseloomustanud järgmiselt. Tunneme end selles klassis nagu kalad vees ja kui mõni kala peaks kuivale sattuma, aitavad teised ta tagasi vette. Röövkaladele astume vapralt vastu. Me mõtleme nagu torm, hoiame kokku kui pingviinid ja kasutame sama palju oma ajumahust kui delfiinid. Klass särab sama eredalt kui majakatuli. Ma poleks eales uskunud, et hakkan seda klassi jumaldama nagu vana kalamees merd. Üks on alus meil kesktuuli neid, kus ainsana veel hoida teineteist. Kui meie laev vahel mõne kahtlase alusega vastamisi sattus, siis oma nutikuse ja keelte osavusega õnnestus meil neist kiiresti mööda triivida. Vahel mõnigi neist oma laeva üle meelitada. Te võite nüüd küsida, et kuidas see ikkagi õnnestus. Aga eks ikka seetõttu, et ühel korralikul laeval on iseenesest mõistetavalt kapten. Meie laeval oli neid koguni 2. Esimene neist olin mina, kes jagas käsklusi eesti keeles. Kuid meie laev seilas ka rahvusvahelistes vetes ja seal astus kapteni sillale teine kapten, kes jagas käsklusi saksa keeles. Vor eurem Landurlaub, den ihr jetzt demnächst antreten werdet, möchte ich euch erst einmal für die schöne Zeit mit euch danken. Denjenigen, die das Schiff wechseln und auch fernere Gefilde, wie zum Beispiel China, ansteuern, wünsche ich einen stets günstigen Wind, sonnige Aussichten, ruhige Gewässer, Inseln der Ruhe und Freundschaften, die den größten Sturm überdauern. Nun vorerst mein letzter Befehl an euch, an die Mannschaft. Genießt eure Beförderung in die Oberstufe. Antritt 1. September. Peale kaptenite on laevas veel teisigi tähtsaid ameteid. Näiteks pootsmanid, kes on kogenud madrused ning on vahendajaks kaptenite ja meeskonna vahel. Näiteks olid Elo, Sigrid, Gert Gregor. Siis veel vahimadrused, kellena olid töös Jakob, Ralf, Iiris ja Edvard. Laevamehaanikud vastutavad selle eest, et kõik töötaks tõrgeteta ja nendeks olid meil Iirised, Ainad, Vandad, Marionellad, Anitad. Ei jõua üles lugeda. Kui vahel juhtus meie laev sattuma majanduslikesse raskustesse,
siis raha kogumise eesmärgil olid igas sadamas valmis kontserti andma Karolin, Daniela, Stiina-Maria, Kaisa-Karmen ja ansambel Pahtli liikmed. Ja ega tühi kott püsti seisa. Selle eest vastutas Martin. Kõik, kes laevas tööl olid, on kiitust väärt. Igaüks andis oma panuse. Loodan, et need noored inimesed on nüüd juhatatud teele merede avastamise poole. Kallis 9A, siit tuleb teile minu viimane käsklus. Meeskond püsti! Üheskoos saame me kõigest üle. Ekskursioonil tõestasite veel kord, et ka süda on teil õiges kohas. Mul oli suur au olla teie klassijuhataja. Aitäh! Laev, millega 9B kohale jõudis üle pika mere, on kahtlemata purjekas ja nimi ei kahtlustki Moonika. On ju vanast ajast teada seda, et kui laeval on naise nimi, ei ta upu, ei sõida karile ja kogu meeskond tuleb algusest lõpuni koos minuga. Aga et miks purjelaev? Siis sellepärast, et kui teid toodi 9 aastat tagasi siia vanemate käe kõrval ja pandi ühte klassi kinni, vaatasite te hirmunult üksteisele otsa, olite natukene ujedad ja veidike ka kohmakad ja minu üldine iseloomustus oli teie peale armsad udupräänikud. Ei julgenud ju teid mingi kiirema laeva peale tol hetkel ju pannagi. Aitas sellest väikesest purjekastki üks puri ülesse ja tasaselt minema. Järsku jõuate kohale ja näete, jõudsitegi. Aasta-aastalt läksite ägedamaks, parema dressuuriga, kuulasite hästi sõna ja nüüd te siin oletegi täispurjes laeval. Aga pikal mereteel on juhtunud nii mõndagi. Mõnda vaevas koduigatsus, teisele tuli stress kallale. Aga olid ka tõsised hädad ja haigused. Ja laevameeskond oli uskumatult visa. Mitte kedagi ei jäetud kuskile sadamasse maha. Kõik tahtsid just nimelt selle uhke laevaga lõpuni minna. Saadi terveks, paraneti, unustati stress ja muu vingu ja jõuti kohale. Kui laevale astus omal ajal 6 aastat tagasi kapten, siis oli ta kõvahäälne, reljeefse kõneviisiga ja imelikude naljadega. Meeskond vaatas teda päris huviga. Mõnel tuli juba pisar ainult vaatamisest silma. Aga teekonda tuli ju jätkata. Ja mõlemad arenesid. Meeskond elavamaks, jutukamaks, aga kapten näed imet, räägib viimasel ajal tasase häälega, riidleb sosinal ja naljad on täitsa inimlikud, saate juba täitsa aru. Kui teiegi kohtusite merel mõne pahalase või imeliku alusega, siis teie meeskonna imeline komme oli see, et kuidas sellest mereröövlite või mingisuguste kaaperdajate laevast rahulikult mööda saata. Teil oli väga hea nipp, nimelt suudate ju peaaegu 40 minutit täiesti liikumatult ilma ühtegi sõna rääkimata olla ja seal arvatakse, välja arvatud Pootsman Martin muidugi, tema ikka räägib. Ja sellel võõral laevad vaadatakse imestusega, et see ei ole ju normaalne, kui meeskond ei liigu ja ei räägi. See on mirage, see on Fata Morgana või võib-olla isegi hologramm. Ja nii te sealt vaikselt edasi läksitegi ja muudku teed jätkasite. Pärast neid pikki aastaid, kui ma nüüd vaatan tagasi, ega ei olnud ju ainult õppimine, oskasite ikka nalja ka teha ja pidu pidada. Ja mis te siis tegite? Ikka toredat. Mängisite palli, mängisite pilli, jooksite kulli, tegite pulli ja kui vaja ka natukene lolli. Kõik olid õnnelikud ja elu läks edasi. Kui mina nüüd vaatan sellele pikale merireisile tagasi, siis ütlen ma, et kui meeskond paneb mind, vana merekäru muutuma, siis oli see reis seda väärt.
Ma olen väga õnnelik ja ma tänan teid 9B kogu südamest ja ma tänan ka 9B klassi vanemaid, kes suutsid nendest udupränikutest sellise vinge meeskonna ära kasvatada. Aitäh! Minu armsad, minul ei ole paberit, nagu te näete. Ma maadlesin selle kõnega päris pikalt ja paraku ma jäin ühe asja peale pidama. Kui me pidime mõtlema, et mis laev, siin on mul kõrval uhke purjekas Moonika, siis meie oleme raudselt mereröövlid. Ei ole mingit kahtlust. Mereröövlid selle kõige paremas mõistes. Teie saate hakkama, te teete kõigi elu põnevaks. Teie laeval vahetusid küll kaptenid, aga mul oli tõeline au, et Mariann hakkan nuttu, et Mariann teid mulle andis. Kuna sellest kõnest ei tule väga palju, siis ma tänan teid, mu armsad, ma räägin teiega õhtul pikemalt, siis tuleb ehk pikem kõne, ilma pisareteta. Aga mul on hea meel, et teie loomahuvi väljendus juba varakult, et avastasite hülgeid loomaaias. Mul on hea meel, et ma sain selle 2 aastaga nii palju lugusid. Kuna see mu viimane aasta klassijuhatajana, siis elu lõpuni on asju, mis mulle meelde jäävad ja millest ma teile tänulik olen. Aitäh! Täiskäik edasi! Ja enne veel, kui jõuame päeva tipphetke juurde, esineb meile klaveril 9. A-klassi õpilane Karolin Vetevoog ja esitab Edward Kriigi etüüdi.
oled sa junga või madrus? Laevale sind ei lasta, kui sul pole ette näidata kutsetunnistust. Seetõttu asumegi siis tänase päeva kõige olulisem osa juurde. On aeg kätte anda lõputunnistused. Ma palun lavale 9. A klassi. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu otsus 15. juunist 2015. Anda välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistus. Lotta Marie Aaliste tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga Väga hea õppimise eest. Martin Arus. Martina Eermäe lõpetab põhikooli kiitusega tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga Väga hea õppimise eest. Ralf Ellervee tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Hannes Härm tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Iiris Isak tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Jakob Juksaar tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Anita Kremm tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Margaret Kuusik tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Mariann Kuusik tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest.
Gert Gregor Källo, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Merili Kärk lõpetab põhikooli kiitusega, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Kristel Küünarpuu lõpetab põhikooli kiitusega, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Stiina-Maria Lusti Aina Emilia Mae, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Mari Meriste, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Eliis Mäetalu, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Daniela Privis, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Vanda Reinmets lõpetab põhikooli kiitusega, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Sigrid Saakpakk, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Villi Svitškovski, Kaisa Karmen Selke, Anette Aleksandra Tamm, Jakob Tjurlik lõpetab põhikooli kiitusega,
tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga Väga hea õppimise eest. Kätlin Toompuu lõpetab põhikooli kiitusega tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga Väga hea õppimise eest. Edward Toonela tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Marianella Uudeküll tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Elo Vahtrik tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Karolin Vetevoog Katrin Villems tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Koolipere kiidab ja tänab 9. A klassijuhatajaid. Proua Reili Kaselaid. Ja proua Kornelia Šlošarek. Aitäh, 9. A. Ma palun lavale 9. B-klassi. Anda välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistus. Sille Alas.
Anette Altrov tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Henri Einard tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. David Fenn Marten Heinmaa tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Triin Kattel tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Sofi Klimovitš tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Gert Kosk Ats Kruusing tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Kevin Grünwald tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Lisette Lepik tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Ikke Mänd tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Anna-Maria Nikolajeva tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Elerin Nossenko tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Lea Rannu tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Tiina Salumets tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Annemar Soom tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Maike Mona Žirinov tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest.
Katrin Tamm hea õppimise eest. Rain Tasane tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Heleriin Tori tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Keter Tuisk. Oliver Uustalu tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Anneliis Viilukas tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskirja ja raamatuga väga hea õppimise eest. Lisette Vöks tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Anette Välling tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Koolipere kiidab ja tänab 9. B-klassi juhatajat proua Monika Kaur. Aitäh, 9. B. Palun lavale 9. C. Anda välja Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistus. Liisl Irene Kilden tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Märten Kadu tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Käti Karmen Kale
tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Christopher Kartau tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Egert Karu Liisi Kasuk tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Kaarel Keskra Kristina Kirs tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Karl-Mattias Kirss tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Sirli Kits tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Olavi Kuum Emily Lempu tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Desiree Daniel Lillemets tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Johanna Marie Mistiläinen Alex Neering Johannes Nerman Tõnis Orav tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Lisett Pavelson tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Allotar Puss
Nikolai Romanov. Andra Ruhno. Mooni Suvi, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Joann Daniel Šeptsov. Merit Tamre, tunnustada kooli kiituskaardiga hea õppimise eest. Triin Toom. Ja Tanel Vooglaid. Täname ja kiidame 9. C-klassi juhatajat, proua Viktoria Marmor. Aitäh, 9. C. Loen ette tervituse. Kallid õpetajad, Inglise poliitik ja kirjanik Addison on öelnud, haridus on kaaslane, keda ükski õnnetus ei kohuta ja ükski kuritegu ei hävita. Kodus on ta sulle sõber, võõrsil tutvustaja, üksilduses lohutaja ja seltskonnas ehe. Ta taltsutab vahesid ja on teejuhiks voorusele, annab vaimule ilu ja väge. Armsad lõpetajad, just sellist kaaslast soovin ma teile eluteele. Olge uudishimulikud, olge loovad, kasutage teadmisi, mis teil on, olge alati varmad uusi omandama ning teid ootab õnnelik ja edukas tulevik. Pöördutud on ka õpetajate poole. Suur ja siiras tänu teile selle hindamatu töö eest,
mida olete teinud kõik need aastad meie laste ja noorte jaoks. Just teie kasvatategi tulevikku. Tublisid, teadmishimulisi ja ärksa vaimuga õpilasi teile edaspidisekski. Helle Kalda, Mustamäe linnaosa vanem. Ja veel Mustamäe linnaosa saatis tänastele lõpetajatele suure kotitäie maiust, mida on hea lõpuõhtul kõrbistada. Aitäh! Palju õnne lõpetajatele! Pidage ikka meeles, et haridus on majakas, mis elumerel teed näitab ja salakaridest mööda aitab. Nüüd annamegi sõna lõpetajatele. Sõna saavad Edvard Toonela ja Elo Vahtrik. Kallid klassi- ja koolikaaslased, emad, isad, vanaemad ning õpetajad. Täna oleme meie 9. klasside õpilased jõudnud edukalt oma esimese eluetapi lõppu. Meil on käes põhikooli lõputunnistused. Ma pean tunnistama, et mul ei ole tegelikult kunagi lõpud meeldinud. Mulle ei meeldi, kui lõpevad head raamatud, seriaalid, vaheajad või sõprussuhted. Eriti just suvevaheajad. Kui mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem olen ma hakanud mõistma, et lõpud on vajalikud. Nad ei tundu küll alguses head ja meeldivad, kuid nad on paratamatud. Ausalt öeldes minu jaoks mereteema väga kodune ei ole. Ainuke mereteemaline, täpsemalt peaaegu mereteemaline asi, mis mul pähe torkas, oli ujumisveerand. Ehk veel täpsemalt öeldes pikam ujumine. Seal kus juures ei kehti selline vanasõna nagu tasa sõuad, kaugele jõuad. Seal on rohkem midagi sellist nagu tasa sõuad, 3 saad. Niisiis, kohustuslik peaaegu mereteemaline nali tehtud, võin ma asuda asja kallale. Ajapikku olen tähele pannud, et paljudel õpilastel on justkui iseenesest mõistetavaks kujunenud harjumus jätta kohustused viimasele minutile. Nagu näiteks kodutööd, kohustuslik kirjandus või lõpukõne koostamine. Igastahes. Mida ma tahan öelda, on see, et antud harjumus võib kätte maksta. Kui me väiksemad olime, oli see andeks antav. Et selle teksti sõnum kindlasti kõigile kohale jõuaks, tõin ma isegi kaasa ühe oma kudumisproovi. Ma pean tunnistama, et mina ei teadnudki, et Edvard kududa oskab. Kusjuures, ma mäletan seda tööd väga hästi. Tegelikult ma usun, et mu ema mäletab seda veel paremini. Tol hetkel oli ju ikkagi tema see, kes seda poole ööni kudus. Samal ajal kui mina magasin teadmisega, et järgmisel päeval saan ma esitada ekstravagantset tippkvaliteediga meistriteost. Ning saan sellest 5, kui mitte plussiga. Nüüd põhikoolis on asjad muutunud. Kohustusin rohkem. Mitte küll ülepea, aga sellegi poolest rohkem. Kes kuidas, aga nüüd tavatsetakse olla üleval hilist õhtutundideni ning kirjutatakse erinevaid arutlusi või lahendatakse ruutvärandeid. Mitte ei lasta neid emal ära teha. Või kuidas? Kusjuures, jumal tänatud, et meil, poistel, enam kudumist ei ole. Tüdrukute kohta ma sama kahjuks või hoopis õnneks öelda ei saa. Jah, siinkohal ma palungi sul suu pidada, Edvard.
No lapsena tundus tõesti vahva vaadata, kuidas vanaemal sai aina pikemaks venis varraste vahel. Aga tunnis kodudes, no jeeram küll, noh. Igatahes, mina ei suuda vist endale kunagi ette kujutada, et ma hakkan kedagi nii palju armastama, et ma talle vabatahtlikult sokka hakkan kuduma. Aga aitäh õpetaja Vilja teile ja eks me 20 aasta pärast näe. Igastahes, meie kohustused kasvavad kogu aeg meiega ühes käsikäes. Sellega väheneb ühtlasi ka eksimisruum, mist on sirgumas täiskasvanud inimesed ning need otsused, mida me praegu teeme, vormivad meist need inimesed, kelleks me tulevikus saame või saada tahame. Kuid siinkohal tuleks kindlasti meeles pidada, et meie eksimused, eksami tulemused või minevik ei näita meie tulevikku. Meie eksimused ei defineeri seda, kes me oleme. Tulevik on lahtine ning müstiline ning kui keegi teist ei ole just nõid Nastja või Eda Paukson, siis seda, mis tulevikus juhtuma hakkab, me tegelikult ette ei tea. Ja parem ongi. Kuigi ma kahtlen, kas isegi nemad teavad. Mina tahaks rohkem uskuda sellesse, et iga üks on oma õnne ja tuleviku sepp. Täpselt nii, elu. Väljuge oma mugavustsoonist ning eksige seal, kus eksimisruumi on. Ja ka seal, kus seda ei ole. Kukkuge ning tõuske püsti ja õppige oma vigadest. Pidage meeles kuldreeglit. Mida varem, seda parem. Ärge lükake enda kohustusi edasi. Arvates, et millalgi hiljem, paari aasta pärast, on seda kergem teha. Alustage praegu. Hetkel on meil veel abirattad, eelkõige vanemad, kes meid püsti aitavad, kui me kraavi sõidame ja pillima hakkame. Mina pillima ei hakka. Mehed ei nuta. Inimesed on erinevad. Ma julgen öelda, et iga üks teist on eriline. Kellel on väga hea lauluhääl, kellel on kuldsed käed, kellel väga hea huumorimeel. Kõigist teis on midagi, mida keegi juba praegu või tulevikus imetlema hakkab. Ma olen selles enam kui kindel. Isegi, kui te seda ei usu, ärge andke alla ning püüdke pingutada alati rohkem, kui teist oodatakse või kui teile piiriks on seatud. Uskuge iseendasse. Nagu Martin Luther King kunagi ütles, usk on see, kui sa võtad esimese sammu, isegi siis, kui sa näe tervet teed ette. No võt, kuna me käime ikkagi Saksa koolis, siis mina mõtlesin, et sellest ei piisa, kui me ainult ühte tumedanahalist aktivisti tsiteerime. Peab ju ikka mingisuguse sakslasega ära mainima, no kas või Goethe või Preussleri või kas või Hesse. Minu valitud tsitaat on aga pärit hoopis Otto von Bismarckilt tarkuserade seast ning kõlab ta nii, lahke Eduard. Peamine on ajalugu teha, mitte seda kirjutada. Sellest tsitaadist inspireerituna soovitangi teil jääda alati iseendaks ning rõõmsameelseks. Mitte seepärast, et jätta kellegile head muljet, vaid seepärast, et see on teile endale hea. Pidage siis meeles, et kõigile ei saagi alati meeldida ning see ei ole ka vajalik. Selle kohta on muuseas väga ilusti väljendanud 21. sajandi niinimetatud Sylvia Plath või siis Eesti mõistes 21. sajandi Liide Koidula ehk Taylor Swift. Haters gonna hate. Ja ega meil ei jäägi midagi muud üle, kui shake it off. Me täname teid tähelepanu eest ning tänasel tähtsal päeval teeme suure kummarduse eelkõige teie ees, kallid vanemad, sest teie olete meist kasvatanud sellised inimesed, nagu me täna siin oleme. Eriliselt suure aplausiga palume veel tänada kõiki klassijuhatajaid ning kindlasti kõiki aineõpetajaid, kes meil aegade jooksul olnud on ning kes meid ikka õigel rajal hoiavad. Kallid klassijuhatajad, meil on teile ka väiksed kingid. Olge head, tulge siia ette. Aitäh, võite lahkuda.
aitäh! Elus on vahel nii, et saavutad midagi ja oled enda üle uhke. Meri näib olevat põlvini ning siis tuleb keegi, kes ütleb, et see saavutus pole veel midagi. Aga tegelikult on siiski oluline, et oskama saavutust üle rõõmu ja uhkust tunda. Ei tohi lasta kurja sõnama hinge närima, ei saa lubada elumere lainetel oma pea kohal kokku lüüa. Nüüd esitabki meile 9. A-klassi lõpetaja Kaisa Karmen Selke laulu Don't Rain on my parade. Tell me not to live, just sitting para. Life's candy and the signs of all the fire. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got you. If someone takes this, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? How much am I banned out? How big my trust? Turn it back, sir. At least I didn't think it had, sir. I guess I didn't make it hard. Whether I'm the rose of shared perfection or freckle on the nose of life's affliction, the single, the shiny apple of his eye. I got a feel inside, but I travels only and I once, white sir. Oh, my pictures, you see, I've got to have my bite, sir. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to ride on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw that bell will go hang on the target and then one shot, one gunshot and bam! Hey, Mr. Armstein, here I am. How much my pain I've been drunk and if I'm bent out. You turn up back, sir. At least I didn't think it had, sir. Guess I didn't make it. Get ready for his love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drum and nobody, no nobody. He's gonna rain on my Kes teab, kui sügav on meri, kui pime on tormine öö, kui valus on nutetud pisar, kui lahku viib sõprade tee. Nii et teie, armsad klassikaaslased, pidage ikka üksteist meeles ja kui mõnda viib edasine teekond ka meie koolist kaugemale, siis ärge üksteisele võõraks jääge. Nüüd on aeg laulda koos koolilaulu, mis nende aastatega juba armsaks on saanud. Hommikukiirtes sünnivalgus kargelt kutsuvalt metsarüppes saab sihiks, silmapiiril sirutab end. Soojana näib aastate algus.
maitset elupuud. Ikka jääb hiidudes müha maadlena, tõusena peatunud vaik ei murdu, kunagi ei kõhklema löö. Tõde alati näib pühana, teasin varjuks ta sünnipaik. Saladus peitub elu mõttes ja töös. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, istuta meidset elupuud. Igast väikesest kord sirgub suur, sind saatmas teos ja hingeselin. Julgelt käi või seisa kindlalt oma maal. Sümboliks meil kõrge männipuu, metsahõlmas meie armas kool. Ja sealt me toeks, kiireks koidu rõõmuks nüüd saad. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, nii istuta meidset elupuud. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, nii istuta meidset elupuud. Lõpusõnad ütleb meie kooli direktor proua Küllipuhki. Kui on meri hülgehall ja sind ründamas suur hall. Kui on meri hülgehall ja sind ründamas on suur hall, nõnda hea on mõelda siis, et kuskil rannaliin ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliin ja mere ääres väike maja ootamas on mind. No nii, siin me oleme. Seda laulu peetakse üheks ilusamatest armastuslauludest, Eesti lauludest, mille kirjutas Ülo Vinter ja Enn Vettemaa. Kallid noored, veetke oma aeg-aegalt mere ääres, siis te näete, kuulete, et meri on vahel sinisinine, tormine, vahused lained tormavad randa nagu eluski. Aga te olete noored, teil on selged silmad, terane mõistus, avatud hing ja suur tahtmine veel palju targemaks saada. Te lähete kindlasti edasi ja usute paremasse homsesse. Tahame loota, et ei väsi ega peatu poolel teel. Olge avatud headusele, sõprusele, aususele ja jagage seda ka teistele. Õnne ja kordaminekuid kõigile. Aitäh! On öelda veel mõned teated. Lõpetajate õnnitlemine toimub väljas, koolimaja ees.
20 minuti pärast palume lõpetajal tulla saali pildistamiseks. Palun publikul oodata ja lasta kõigepealt lahkuda lõpetajatel.